Mina olen hambaarst Trutjon. Ja minuga algab see neetud lugu, mis mind täielikult laustas. Täielikult. Kõik läks. Maja, praksis, abielu, varandus, kõik. Ja seal juures olen ma täiesti süütu. Absoluutselt. Ma tegin ainult ühe vea. Selle võtan ma põiklematult omaks. Ma sündisin Meegaras ja kolisin sealt sellesse traaki ja täikongi Abterasse. Kes siis läheb elama Abterasse, küsite teie minult? Mina endalt samuti. Abtera on katastroof. Rääkimata tema 10 000 elanikust. On seal 1000 halvasti ehitanud savionni, millest enamus on nüüd maha põlenud. Räpased tänavad ja ümber linna peale muud kui sood, rabad ja konnad. Ärme räägime konnadest, muidu mul läheb süda pahaks. Lühidalt provintsi urgas. Templeid on siin 2. Ühes teenitakse Laatonat. Jumalannad, kes omal ajal olevat talumehi konnadeks moondanud. Ja teises Jaasonit. Teate sellist pooljumalat, kes olevat maha löönud 2 vägevat sõnni? Ka see on täiesti tüüpiline. Ja sellises kolkas olen mina hambaarst. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ma tahtsin rääkida sellest, kuidas mul ühel ilusal hommikul, see oli möödunud suvel, hädast oli tarvis minna Geraniasse, mis on siit oma 3 päeva tee. Seal see orjade impordiühingu direktoril valutas vasem ülemine tarkuse hammas. Sellest päevast alates olen ma tarkuse hambad ära neednud. No heakene küll. Asutasin siis end teele. Hommikul sõin ainult pisut kalkuniliha ja 1 muna. No ja klaas punast veini ma ei salga. Minu oma eesel, mille seljas ma harilikult ratsutasin, oli just eelmisel õhtul poeginud. Ja seepärast läksin ma hommikul varaturule, kus nagu alati kihas kerjustest, kuulutajatest ja müüjatest. Läksin eesliajaja juurde, et eeslit üürida. Jõudnud turuplatsile. Tuli hambaarst härra Strutjon minu eesli ajaja Andraksi juurde. Ka minule visatakse praegu ette. Ma olla selles tulekahjus süüdi. Mina, missugune totrus. Minusugune Abdera patrioot peaks selles süüdi olema. Ma olen ju alati öelnud, Traakia ja Abdera on üle kõige. Muidugi ei olnud see kihvakiskuja mulle sümpaatne, kui ta seal nagu haam põiki üle turuplatsi veeres. Aga mis ime seega on? Ta on ju pärit Meegarast, sealt samast Meegarast, kus lampialad leiutati. No, ütelge ausalt, olete iial näinud meegaralast, kes oleks olnud teile sümpaatne? Ei ole. Mina samuti mitte. Ja veini järele haises taga tugevasti. Ja mitte mingisuguse klaasikese punase järele. Hingeõhu järgi võis ütelda, et tal on kõva pudelitäis keres. Mida seal juures tunneb proletaarne, kes aasta läbi ainult hirsiputru ja küüslauku õgib, seda võite isegi arvata. Ja liiatigi pole seda Kreeka hambaarsti veel keegi templis näinud, kottime ateist. Ja sellel püsti paganal olla kodus isegi vann. Noh, võtsin siis selle Andraksi käest eesli, et Poopolisse sõita. Poopolis on esimene peatus teel Geraniasse. Eesel ei olnud iseenesest halb, pean teile ütlema. Hästi hoitud, söönud ja harjatud. Noh, istun siis eesli selga, eesli ajaja kõmbib meile järele ja sõit läheb läbi räpaste tänavate, raatusest mööda, teatrist mööda, spordihallist mööda, alumise linnavärava kaudu ülemisest välja. Noh, ja olemegi rabas. Seda viisi ma neile 2 siis järele kõmpisingi. Hambaarst eesli seljas, mina elan nagu alati. Ja pühad konnad krooksusid ka nagu alati. Mina kummardusin idasse, läände, põhja ja lõunasse. Hambaarst ei teinud nägemagi. Igamene pagan niisugune ateist. Nii jätsime selle püha raba selja taha
ja jõudsime lagedale väljale. Tont, kui küll on kuumus. See lagemaa Aptera ja Kiraani vahel on kuumuse pärast tuntud. Rahvas kutsub seda päikesepiste nõmmeks. Raatsutan ja raatsutan. Vahetevahel jääb eesel seisma, siis kõnnib edasi, siis jääb jälle seisma ja taga tammub see eesliajaja, kes haiseb küüslaugust. Raatsutan. Päike tõuseb ikka kõrgemale. Raatsutan veel ühe tunni. Ei ühtki puud ega põõsast. Lageväli, kõrvenud rohi ja rohutirtsud. Terved parved rohutirtse. Niisugune lagemaa võib olla ainult Traakias. Mul hakkab pea ringi käima. Päike on nagu tuld hõõguv kera ja paistab mulle ja eeslile otse pähe. Lõpuks läheb mul kopsule maksa. Ronin eesli seljast maha ja istun tema varju. See eesli ajajas tüüp jällitab mind pungis silmi. Ja mis edasi juhtub, seda ma oleksin pidanud võimatuks. Ma lihtsalt ei usu oma kõrvu. Kuulge, isand, mis te nüüd teete? Mis see tähendab? See sinu asi on. Ma istusin väheks ajaks eesli varju ja muud midagi. Päike paistis otse lagi pähe, nii et mul tüks minestus peale. Kuule, isand, seda ju meie kaubas ei olnud. Mina üürisin teile eesli. Aga varjust pole ma sõnagi rääkinud. Kas on meesel lolliks läinud? Vari käib eesliga koos. See on iseenesest mõistetav. Kui ma üürisin ühe, siis loomulikult ka teise. Pühade konnade nimel see asi pole põrmugi enesest mõistetav. Üks asi on eesel, aga sootuks teine asi tema vari. Teie üürisite minult 10 vaskmüündi eest eesli. Kui varri oleks ka tahtnud, siis oleks tulnud seda öelda. Ühesõnaga, kallis isand, tõuske püsti ja ratsutage edasi. Või makske mulle varju eest, mis ei lähe teile kuigi kalliks. Kuidas siis nii? Mina maksin eesli eest ja peaksin ikka varju eest maksma. Ma olen ise 3-kordne eesel, kui ma seda teen. Eesel on terveks päevaks minu oma ja ma võin tema varjus istuda nii palju, kui mul süda lustib. Selle peale võid sa mürki võtta. Kas see on tõsiselt teie arvamus? Absoluutselt tõsiselt. Siis tulge, isand, kohe tagasi Apterasse ja seal läheme linnakohtuniku ette. Eks me siis näe, kummal õigus on. Kuni pühad konnad on minu ja mu eesliga, tahan ma näha saada, kes võib minu eesli varju minult vastu minu tahtmist üle lüüa. No mis ma võisin parata? Siis selleks rändasin ma loll Meegarast Apterasse. Midagi taolist võib tõesti juhtuda ainult Traakias. Esimese hooga oli mul kõva himu seda eesliajat läbi kolkida. Aga kui ma talle otsa vaatasin, see mehe kolakas oli 1,90 m pikk ja 2 korda nii lai kui eesel. Siis ei jäänud mul muud üle, kui selle tarkushamba pealt käega lüüa ja Apterasse linnakohtunik Filippidese juurde vantsida. Noh, ja olge lahked, tulidki mõlemad minu linnakohtunik Filippidese juurde. Istusid nii kella 11 paiku just kohtuhoones, kui kuulsin neid juba kaugelt suure kisaga tulemas. Peetis, sa hävitad mu praksis! Kurnaja! Sa tahad minul vaesel mehel viimased püksid jalast võtta? No, mõtlen, et karjuge peale, et nende asjade lahendamiseks ma kohtunik olen ja juba 20 aastat. Et las tulevad aga mõlemad sisse ja kui mõnd advokaati kuskil ringi hiilimas ei ole, panen ma nad varsti ilusasti ära leppima. Mina olen üldse leplikkuse ja rahu poolt. Ja mulle on alati paistnud, et kes parasjagu karjub, sel on õigus. Kui näiteks tuleb minu juurde rikas mees vargaga, siis kuulan ma kõigepealt ära rikka. Muidugi on rikkal õigus, sest mis mulle kuulub, see on minu oma ja varastada ei tohi. Aga siis kuulan ma üle varga ja leian, et ka sellel on õigus. Inimene ei saa ju nälga surra, inimesel on vaja leiba. Tuleb välja, et rikastel on üks õigus ja vaestel teine. Ja kelle poolt siis mina pean olema? Mina olen rahu poolt ja seega igaüks peab kätte saama, mille peale tal õigus on. Seda ütlen mina, Aptera linnakohtunik. Rahu on kõigil vaja, ilma selleta läbi ei saa. No ja juba tulevadki need 2 kisakõri. Hambaarst Strution ja eesliajaja Antraks. Tunnen neid mõlemaid. Apteras tunnevad ju kõik üksteist. Silmitsen hambaarsti, siis eesliajajat, siis veel kord eesliajajat ja veel kord hambaarsti. No kumb teist siis kaebaja on? Mina kaeban eesliajaja peale, et ta meie kokkulepet rikkus. Ja mina kaeban hambaarsti peale, kes omastas varju, mida ta ei ole üürinud. Nii et meil on seega 2 kaebajat.
aga kes on sel juhul kohtualune? Veider asjakäik. Jutustage mulle kogu lugu koos kõigi üksikasjadega ja ilusasti kordamööda, sest kui te kooris karjute, on võimatu asjas selgusele jõuda. Kõrgesti austatud härra linnakohtunik. Mina, Hambaarst Strution, üürisin selle eesli ajaja käest 1 päevaks eesli. On tõsi, et eesli varju kohta meil mingit kokkulepet ei olnud. Aga on keegi kunagi kuulnud, et kuskil lepingus varju kohta eriklausel oleks olnud? Heraklase nimel. See pole ju esimene eesel, mis Apteras välja üüritakse. Selles suhtes on hambaarstil õigus. Eesel ja tema vari kuuluvad kokku. Ja miks ei peaks siis sellel härra linnakohtunik, kes on üürinud eesli, olema õigus ka looma varju peale? Õigus. Ja mis on sinul eesli aja ja mulle ütelda? Austatud isand, mina olen muidugi lihtne inimene, aga minu 5 meelt ütlevad mulle, et ma ei saa mitte süüdi olla, kui ma ei luba oma eesli ainult selleks põletava päikese käest seista, et teine saaks tema varjus istuda. Mina laenasin ära oma eesli ja ta maksis poole üürirahast ära, seda ma tunnistan. Aga üks asi on eesel ja sootuks teine asi on tema vari. Ka õigus. Ja kui ta tahab ka varju saada, siis maksku selle eest poole vähem kui eeslist. Vari ei ole ju teab kui kallis, seda ma ei ütle. Nii et ma palun, aidake mul kätte saada seda, mille peale mul õigus on. Kõige parem oleks, kui te teineteisega ära lepiksite. Teie aus mees, laske varjul, mis on siiski ainult vari, koos eesliga käia. Ja teie, härra Strution, andke talle selle eest 3 vaskmünti. Nii peaksid mõlemad pooled rahul olema ja rahu on ikkagi üle kõige. Mina ei anna sellele täitanud eeslijale mitte ühtegi münti, mina nõuan oma õigus. Ja mina oma. No ja selle peale hakkasid mõlemad jälle karjuma. Ja las karjuvad. Pole mõtet enda asjade vahele segada, mis nagunii iseenesest selguvad. Mina pühin higi, nemad muudkui karjuvad. Mina aevastan, nemad karjuvad ikka edasi. Kuni järsku panevad mõlemad korraga suu kinni. Hauavaikus. Ja kus siis eesel on? Tänaval, ukse ees, aulik isand. Lasen eesli sisse tuua. Tuligi sisse hall, kurb, raskemeelne loom, jäi seisma, tõstis kõrvad kikki, ihaatas, vaatas algul eesli ajaja, siis hambaarsti, siis minu otsa, raputas pead ja lasi kõrvad resigneerunult longu. No jaa, ma mõistan sind, inimeste rumalus paneb lihtsalt nutma. Ja siis hakkas eesli ajaja uuesti peale. No vaadake nüüd ise aulik kohtunik ja öelge nagu mees mehele. Kas ei ole niisuguse ilusa eesli vari tänase kuuma ilmaga oma 5 münti väärt? Nii et sina jääd siis ikka selle juurde, et pead oma 5 vaskmünti saama. Pühade konnade nimel mina ei tagane sellest karvavõrd. No olgu, siis tuleb kohtupäev mul kokku kutsuda. Kohtuteener, aja eesel õue peale, ta jääb kuni kohtuni aresti alla. Aulik isand, kuulge, seda te küll ei tohiks teha. Teisiti ei lähe, seadus on range. Eesel on õiguse mõistmise objekt ja peab siia jääma. Aga millest ma siis elan? No näed nüüd eesli ajaja, mis välja tuleb, kui sa rahule selja keerad. Kui Makedooniaga sõda on, siis sa ka ei saa ju oma ametit pidada. Sa pead oma eesli sõjaväele andma. Ja kui sa protsessida tahad, pead eesli kohtule andma. No ehk nüüd muutud järeleandlikumaks. No, Hambaarst Strution, olge suuremeelne, makske eesli ajajale 4 vaskmünti, mis ta ilusasti vastu võtab ja jätkake kiiresti oma teekonda Kiraniasse. Muidu läheb see vaene mees seal veel hambavalus segaseks. Ma ei tea nüüd. No jah, härra linnakohtunik. Mõtlen, et varsti on nad mul leppimiseks küpsed ja toon ühe hea põhjenduse teise järel esile. Juba kratsivad nad kõrvatagust ja neil on himu leppida, kui kahjuks jõuavad kohale advokaadid Physignatus ja Polyphonus, nagu raisa kotkad oma kollaste mantlite ja pikkade kaeltega. Kas te kuulsite? Kahjuks jõuavad kohale advokaadid Physignatus ja Polyphonus. Ja, kahjuks on see sõna, mida vajalikuks peeti tarvitada. No ma ei hakka siin kaitsema oma kolleegi Polyphonust, sest minul on käsitamatu, kuidas üks Aptera jurist võib asuda eesli ajaja poolele. Aga mina pean lihtsalt oma pühaks kohuseks Hambaarst Strution oma kaitse alla võtta. Milles siis asi oli õieti selles protsessis, mille lõpp oli nii kohutav? Asi oli õigluses ja ei milleski muus. Mulle heidetakse ette, nagu oleksin ma seda protsessi tagant õhutanud raha-ahnusest. Kuidas siis raha pärast, kui küsimus oli õigluses? Ei. See oli protsess igavese arrogantsi vastu, mis alati kasutab iga juhust,
et oma tumedaid eesmärke taotleda. Selles osas on Füsignaatusel õigus, et selle protsessi peaprobleem oli õiguskorraldus üldse. Aga praegu pean mina Polyphonus siiski küsima, mis on õiglus? Tõsi küll, Füsignaatus on studeerinud Ateenas, Syrakuusas ja Mykeenas, mina ka ainult Pellas, aga siiski, kas õiglusel on rohkem elav tunnetus kui väga suured teadmised? Ma tean, mul on igasuguseid asju külge poogitud, et minu väljaastumist eeseajaja Antraksi ees mustata. Üks tuntud publitsist kirjutas koguni, et mulle hakkas meeldima eesel, kui ilus, hästi toidetud loom. See on alatu laim. Tõeline põhjus on tõsiasi, et rahva enda seast, tema keskelt, rahva hädast ja viletsusest tõusis uus õigusnorm ja selle tõi kuuldavale lihtsa inimese suu. Just nimelt uus õigusnorm, sest miks ei peaks neil vaestel ja viletsatel vähemalt oma varju peale õigus olema? Ja kas me ei peaks seda häält rahva seast kuulma sellisena, kui ta on? Nimelt õiguse enda häälena. Nii jätsin mina eesli vastavalt linnakohtunik Filippitese korraldusel kohtuhoonesse ja läksin koos Antraksiga turuplatsile, kus ikka veel kõrvetas lõõmav päike. Pärsia vill! Kuhas Pärsia vill! Sensatsioon veel põnnesuse seas! Pea püsti eesli Antraks. Sinu eesel on küll interneeritud, aga sa võidad selle protsessiga veel oma 12 rahmi. 12 rahmi? Konnade nimel, härra Polyphonus, 12 rahmi. Oi, ma saan rabandus. 12 rahmi. 12 rahmi. Ma võin sellega endale veel 3 eeslit muretseda. Häid Makedoonia loomi. Ma saan kõige esimeseks ja kiiremaks eesli ajajaks Apteras. Aga seda protsessi ei ole kerge võita, sõber Antraks. Seda pead sa endale selgeks tegema. See ei ole ainult minust. Kõigepealt on oluline, et sa ise elaksid puhtalt ja ausalt. Kogu linna silmad vaatavad praegu sinu peale. Näiteks ma olen kuulnud, et sa oled vahetavael purjus. No mis te nüüd, härra Polyphonus? Eile ma nägin ise, kuidas sa Leonidase kõrtsist tulles üle tänava koperdasid. Üks ainuke ploominaps. Olike, isand tõesti, vahel ainult üks ainuke väike ploominaps. Sellest tuleb nüüd loobuda. Kõige rangem karsklus. Ka naise peksmine tuleb maha jätta. Nii võime me naisühingu oma poole võita. Armas isand Polyphonus. Ei mingit aga, ei mingit vasturääkimist. Praegu tuleb teha kõik, et tekiks usaldus rahva vastu. Sina oled rahvas. Paljas eesli vari 1 ja 0. Sellest ei oli keegi. No, aga mina olen ainult üks, aga isand Polyphonus, rahvas on ju palju inimesi. Sina oled hetkel kõige tähtsam. See, kellest kõik oleneb. Kindral ei moodusta veel armeed, aga ometi on tema kõige tähtsam. Ilma temata kaotatakse lahing surmkindlalt. Ja niisugune kindral oled praegu sina, eesleja Antraks. Moraalikindral, eeskujuliku abielu kindral, karskuse kindral. Juristide kogu statuudi kohaselt on minu honorar 4 drahmi. See on kehvikute taks. See tuleb sul 3 päeva jooksul tasuda. 4 drahmi? Isand Polyphonus, aga ma saan ju siis ainult 2 eeslit osta. Sina teenid ju kogu asja pealt 12 drahmi. Honorari asjus ei saa ma sulle kahjuks erandit teha. Olen kohustatud eeskirjadest rangelt kinni pidama. No, peapisti Antraks. Keeran siit Apollo tänavasse. Lähen Rantie Pamphose juurde. Samal ajal, kui minu kolleeg Polyphonus läks eesliajaga üle turuplatsi, läksin mina hambaar Strutioniga mööda Demokrituse tänavat Villadi linnaossa. Oli tõesti kohutavalt palav ja me kõndisime varjupoolses küljes. Härra Strution, selle protsessiga ei võida te peaaegu mitte midagi. Kokku ainult 4 drahmi. Asi on õigluses, härra Füsignatus. Kui suur on teie honorar? Juristide kogu statuudi kohaselt esimese klassi maksumaksjatele 40 drahmi. Avants 20 drahmi suuruses tuleb teil 3 päeva jooksul tasuda. Jaa, see reiskiraanis läheb üsna kalliks. Aga te peate oma honorari avansi kätte saama, härra Füsignatus. Kui mängus on printsiibid, pole ükski ohver liiga suur. Mina olen teadlane. Ja nagu omal ajal ütles minu õpetaja Pythagoras. Kuulsite, teadlaseks nimetab end see räpane hambatohter. Ilus teadlane, kes isegi konnadesse ei usu, ometi võib neid igaüks kuulda.
mingu pealegi oma villasse, mina pööran Jaasuni tänavasse. 12 trahmist võtta maha 4 trahmi, jääb 2 eeslit. Ilus äri, väga ilus äri. Leonidas seisab just kõrtsi ukse ees. Lähenegi viskan ühe ploominapsi, mind ei näe praegu ükski hing. Ei, Antraks, jää kindlaks, ära mine kõrtsi ja ära vaata sinna poolegi. Kui jätad hea mulje, teenid 8 trahmi, olen Vooruse ülemkindral. No ja ongi minu kelder. Muidugi, märg pesur ripub jälle otse sissekäigu ees. Võtan kokku, Antraks, seal on ju sinu naine. Ära lõuga, tee sõbralik nägu pähe. Nüüdsest peale saab siin niisugust muster abielu peetud, et pilved nutavad. Mõtle 8 trahmi ja 2 Makedoonia eesli peale. Ole 1000 tervitatud, mu naine Kroobüle. Hirsiputer ja küüslauk on laual. Kuhu sa eesli jätsid? Eesel on kindlas kohas. Varsti mu naisuke ei küsi sa enam, kus on sinu eesel, vaid küsid, kus on sinu 3 eeslit. 1 vana ja 2 uut makedoonlast, naisuke. Mul on 8 trahmi näri käimas. 8 trahmi näri? Noh, vanamoor, nüüd ajasid silmad pungi. Kuule, sa oled purjus. Ei, ma ei ole purjus. Ma ei joo enam ja ma ei peksa sind ka enam. Olen nüüd vooruslikuks saanud, sest mina olen nüüd rahvas. Näed, musu sulle põsele, armastatud nõiamoor. Ja nüüd voodid ja mööblid toast välja. Need on kirsipuust ja tulevad nüüd panti panna. No! Mis no? 4 trahmi on advokaat Polyphonose honoraar. Siin on minu vana katkumukk. Mina teenin 8, tema 4 trahmi, kokku 12 trahmi. Ja mille eest? See ei tule sulle uneski pähe. Ühe näruse varju eest, minu vahva eesli varju eest. Pühade jumalate nimel, nüüd on mu mees lolliks läinud. Mitte mina, vaid hambaarst on lolliks läinud. Tema tahtis minu torreda eesli varjus istuda ilma selle eest maksmata. Ja veel lõõmava päikese käes. On need mingid korralikud ärivõtted? Minuga nii ei tehta, mina olen nüüd rahvas. Sellest tuleb nüüd niisugune maru protsess, et jumalad poevad peitu. Voodid toast välja. Praegu on suvi, võime väga hästi ka põrandal magada. Oh, mina vaene Kroobile, Kinksepan oma aluse ja Heebe tütar. Seisan siin nüüd, minu ees on Kauss hirsiputru. Söön ja kuulan seda õnnetut lugu, mida minu mees Antraks, Orihüüdori ja lehmanaise Persephone poeg mulle jutustab. Ja sellel mehel lasin mina endale augu pähe rääkida, kui isegi profiboks ja keetos minu peale silma viskas. Nüüd ta müüb meie voodid ja pööbli maha ja jätab eesli oma ainukese sissetuleku allika kohtukotta. Eesli ajaja protsessib hambaarstiga, see on ju lootusetu lugu. Advokaat üks ei võida seda iialgi. Eesli ajaja jääb eesli ajajaks, siin ei muuda ka parim eestkostja midagi, mina tunnen elu. Ja Voorusega ei saavuta ka midagi, tunnen sedagi. Voorus kaua vastu ei pea, kui raha ei ole. Siin peaks midagi kõrgemat mängus olema. Kas või üks õige portsjon usku ja soliidne preester. Me kuulume ju Laatona templi alla. Just selle peaks kaasa haarama koos tema konnadega. Preestrite suhtes on mul selge pilt. Mu ema oli ühega peaaegu abielus. Mida kõrgemale haarata, seda parem. Antraks, kuule mees, meil tuleb ülempreester Stroobilus selle asja jaoks kaasa tõmmata, muidu jäävad su eesid sinna, kus nad praegu on, ainult sinu päe. Ära sea endale liiga kõrget eesmärgi Kroobule. Oot, kuidas sa seda arvad kätte saavad? Ülempreester pole veel iial eesliaja ja murede vastu huvi tundnud. Väga lihtne. Minu sõbranna Pelejas, toatüdruk, tunneb Kiiversepp Mastaksit, kes tahab temaga abielluda, aga ta ei ole veel oma nõusolekut andnud, kuna talle püüab auku pähe rääkida tema peremeest Trahterpidaja koolongi silutiliseks jäi. Aga Mastaksi vend on laevakapten ja kihlatud Iirisega. Sa ju tunned seda paksu blondi. Mis see Iiris? Mulle korda läheb. Loll pea. Iiris on ju tantsijatar Teleesia juures köögitüdrukuks. Kurat ja põrgu, mis on tantsijatar Teleesial pistmist minu protsessiga? Mees, sul pole aru raasugi peas. Tantsijatar käib ju sageli öösiti ülempreestrile tantsimas. Seda teab iga laps. Naine, ära laima konnad ülempreestrit. Tema on pühak. Ja usule ei lase mina kellelgi liiga teha. Mina olen jumala kartlik mees. Muidugi on ta pühak, aga ka pühakud on inimesed. Ja õieti öelda, et Teleesia ei tantsi temale, vaid seisab nagu kuju. Noh, teata, aimab neid Artemisi ja Afrodite kujusid järele, mis templis seisavad. Ah soo, no jah, see on muidugi teine asi. Need on rohkem sellised loolised uurimised või kuidas seda nimetatakse.
aga mis meisse puutub? Puutub ikka. Mina räägin toatüdrukuga, see Kiiversepaga. Kiiversepp oma kaptenist vennaga, see räägib Iirisega, Iiris tantsijatariga ja see ülempreestriga. Seda on hädasti vaja teha Antraks, sest mina tunnen hambaarsti naist, ma olen tema juures pesu pesemas käinud. See naine juba ei jäta, ta käib kas või kõik kohtunikud läbi. Nii et kui me ettenägelikud ei ole, võime pärast ainult panni lakkuda. Ülempreester on just see õige mees. Just tema aitab sul need 8 rahmi välja teenida. Mina tunnen religiooni, ma elan ju Laatona tempelkonnas. 8 rahmi, kui see võimalik oleks. See oli üsna raske töö, aga nüüd on mu mees küps. Tassin kohe voodid ja mööbli välja ning laupäeval lähen toatüdruk Peleiase juurde. Tema elab ülallinnas koloni kõrtsis. Igal pool seisavad naised maja uksees ja muud kui vehivad luudadega. Mehed on teadagi kõrtsis. Peleiase uks on lahti, asun sisse. Peleias langeb mulle kaela ja pakub istet. Kuule, Peleias, mis sa siis nüüd teed? Kas lähed Mastaksile mehele või võtad oma paksu peremeesele koloni? Oi, Kroobile, ma ei tea, mitte kohe ei tea. Kogu aeg kõigun kahe vahel. Võta Mastaks. Kolonil suri juba 5. naine ja päevast päeva kõrtsis elada. Pealegi, kui iga päev saad nahatäie. Mastaks peksab ka. Seda muidugi, seda teeb iga mees, kui tervis lubab. Ainult rahakaid naisi ei peksa, see seisab neil juba abielulepingus sees. Aga Mastaks peksab palju eesrindlikumalt, ainult 2 korda nädalas. See on suur edusamm, ütlen ma sulle. See on juba midagi tsivilisatsiooni moodi. Arvad? Mina olen alati mõelnud, et tsivilisatsioon on see uus frisuur, mida naised Kreekas kannavad. Tead, minu mees ei olegi nii väga paha, ainult on õudselt konservatiivne. Peksab üle päeva ja iga kuu 3. päeval veel 2 korda. 100-aastases kalendris on niimoodi kirjas seepärast. Siis seisavad loomad hästi jõu sees ja meil on ju eesel. Aga praegu on ta küll kohutavalt muutunud. Esmaspäevast saadik pole ta mind kordagi peksnud. Muidugi, et eeslit pole ka enam. Antraks on praegu väga moraali poolt. Kuna ta hambaarst Ruutioniga protsessid. Ja nii sain mina Kroobüle suust kuulda seda hullu lugu eeslist ja tema varjust. Aru ei saanud ma sellest mitte mõhkugi, minu jaoks on see liiga kõrge värk. Ainult, et kui Kroobile tõesti enam peksa ei saa, siis peab sellest küll midagi head olema. Kroobile tahab nüüd, et ma räägiksin Mastaksiga selle venna pärast. Ma vist ikka tõesti lähen sellele Kiiversepale mehele, Kroobilel on õigus. Nüüd ta saab vist ühe suurema tellimise ka. Ega midagi, ootan pühapäevani. Ja pühapäev ongi käes, üsna tavaline pühapäev. Hommikul käiakse jutlusel, rikkad aga Tursuse juures Jaasoni templis ja vaesed Stroobüluse juures Laatona templis. Stroobüluse jutluses on alati väga põnevaid lugusid jumalatest ja konnadest ja mõnikord ta isegi kirub rikkaid, mis on väga mõnus kuulda. Peale jutlust süüakse praadi ja kell 2 tuleb Mastaks minu juurde. Ongi sammud. Hei, Peleias, tee uks lahti. See olen mina, Mastaks, sinu Kiiversepp. Tulen nagu ikka igal pühapäeval täpselt kell 2. Tule sisse, Mastaks. Kuidas on? Kas tuled mulle naiseks? Ma sain suure tellimuse. 2000 kiivrit ühe barbarite suguvuse jaoks teisel pool Doonaud. Nad nimetavad endid kootideks. Kiivril peab ees olema kotkas, vasakul küljel jumalanna viljapea käes ja paremal jumalanna haamer käes. Kuklas jälle mägi, mille peal kits kekutab ja peale täiesti naturaalsed lehmasarved. See kiiver läheb palju kallimaks kui need stiliseeritud Kreeka peakatted. Ka peamaht on 3 numbrit suurem. Nii et niisugune kooti kiiver kaalub oma 24 naela. Kõva äri, ütlen ma sulle. Minust saab veel rikas mees või vähemalt kõva keskmik. Kootid tahavad mind oma tervele rassile edasi soovitada ja see pidi veel suurem olema kui Kreeka või Traakia oma. Kas sa mind peksma ka hakkad? Mina oma rahuliku käsitöö juures ei tee putukalegi liiga. Ei, Peleias, ma ei peksa sind mitte iialgi. Ja kui ma kunagi nüüd kogemata peaksin millegiga nahutama,
no kui just südame täis ajad, siis näed, et minu peks pole üldse miski peksmine. Mina olen kuulnud, et tänapäeval ei ole peks enam moes. Isegi eesliaja ja Antraks ei peksa enam oma naist. Antraks? See peksab oma naist iga päev, nii et terve Jaasoni tänav kajab. Nüüd enam mitte. Esmaspäevast saadik ei enam. See on sellest päevast, kui talle see eeslivarju ja hambaarsti lugu juhtus. Noh, ja edasi jutustas Peleias mulle kogu selle loo. No on alles jamps. No, siin võib tõesti ainult ülempere eester aidata. Muidu kaotab see lollpea protsessi surmkindlat. Hambaarstile kuluks väike õppetund üsna ära. Terve poole trahmi võttis ta minu käest ühe logiseva hamba eest. Mis see Peleias nüüd ütleski? Et ta abiellub minuga, kui ma oma kaptenist vennaga räägin. Räägin muidugi. Antraksi tuleb aidata ja Peleias tuleb naiseks võtta. Aga nüüd lähen ma kohe sadamasse. Kuulsin just, et minu vend Tiifus on oma vana purjeka luguga jälle kord randa jõudnud. Muidugi istub ta kõrtsis ja on maani täis ja möörgab laulda, nii et siiamaani on kuulda. Korvis näost olin õige, kahvatu ja külmast märg. Kui suvel lõõsast nahk on hell, siis talvel päikest armastan. Kui näljast palavikust ja haisust ei pääse ükski varvas mul. Taevasärav sina, ei tormi korda mina. Taevasärav sina, ei tormi korda mina. Taevasärav... Kapten! Ära sega, kui ma laulan, sa pea lõuad maarotist vend, ma laulan mereröövlite hümni, nad riisuvad siidi ja sammetid ja noori naisi kulda kallis kive ning pidades röövlite ametit, nad ise nii uhked, et kole. Kuule vend, Tiifus, jäta nüüd järele, mul on midagi Iirise jaoks. Iiris, kes see Iiris on, ma pole iial kuulnud. See on sinu pruut. Jama, minu pruut on Kolodis Amfipolis, ma peaksin oma pruuti ikka tundma. Jäta jutt, 3 kuud tagasi oli sul Iirisega kiihlused, no selle paksu blondiga, see oli siis, kui sa viimati siin käisid. Õigus, midagi tuleb nagu ähmaselt meelde. Aga see oli ju kõht brünett. Blond, ütleme sulle, blond ja paks, ma võin vanduda. Paks ja blond, huvitav. Ja siis ma ajan ta figuuri osas segi Fööbega rooduselt. Ja, küllap siis see on kõht ja tume. No, mida see pruut siis tahab? No kas sa talle siis külla ei kavatsegi minna? Muidugi kavatsen, iseenesest mõistan. No vaata, siis räägi talle selle eeslaja ja Antraksi ja hambaarst Rutoni lugu. Sa ju tead, et Iiris on tantsijana Teleesia juures köögitüdrukuks. 3 kõva kroki juures rääkis Mastaks mulle kogu loo. Ma kuulasin pealt, vaatasin talle otsa ja sülitasin. Siis nuuskasin nina ja jäin vait. Ta küsib, et kas ma palun Iirist seda lugu oma tantsijannale jutustada. Ma noogutan pead ja nuuskan veel kord. Vend läks ära. Ja igavesti hüvasti vend Mastaks sai meeldi mulle mitte üks raas. Isegi napsu ei oska ta enam võtta. Aptera pole üldse mingi linn ühele kaptenile. See linn ajab oksele ja eesli lugu on ülimalt tobe. No, ainult niisuguses linnas võib juhtuda selline ogar lugu. Ja mis lähevad mulle korda mingisugused hambaarstid, mitte mõhkugi. Ja mingisugune Iiris, blond ja paks. See pole üldse minu maitse. Ja tema on minu pruut. Muide väga võimalik. Mõnikord võib ju lihtsalt asjast ülevaate kaotada. Ei nisupõld. Ei pehmed tuuled või hoida teda tagasi. Ei kõrts, ei kaardid, kuumad huuled, ta tormab aina edasi. Kõrtsimees, see pudel maksis. Kas tõesti 3 pudelit? Väga hea, võta see Hispaania kuldmünt ja osta endale Mustamere kaart. Adjöö, Aptera! Ei niisupõld, ei pehme tuuled,
väheke ma muidugi kõigun, kui saabun oma laevale, aga mis sellest? Komandosillale võin minna kas või 4 käpukile ja seisan seal nagu lipp tuules. Edasi Sinava mere poole, vahutavate lainete, punaste korallide, lõpmatu täistaeva poole. Kaugus neelab mu kui ahne draakon. Ahoi! Purjed üles ja uutele rändadele, uute pruutide madu. Tiifis, kapten Tiifis! Oi laevahukk ja merehäda, kes ronib sealt mu komandosilla poole just sel hetkel, kui ma kavatsen purje teisata Aasriasse. Mingi blond ja paks naisolevus. Ma olen teda kuskil varem kohanud, midagi virvendab mu silmade ees. Loodetavasti on see vaid deliirium. Ei, see pole deliirium, see on pruut. Neptun torka mind läbi oma hargiga. Küllap see on Iiris. Ei õnnestunud minema pääseda. Julgust, kapten Tiifis, julgust. Omal ajal Abessiiniast tulid sa ju veel paksematega toime. Tiifis, sa Apteras ja ei tule mind vaatamagi. See oled sina, Iiris. Muidugi ma tulen oma pruuti vaatama. Ma praegu just tahtsin tulema hakata, ainult uue ülikonna mõtlesin selga panna. Me laadisime maha Kalamaksa õli. Mu vana ülikond haiseb mõnevõrra ja... Ma ootasin sind terve õhtu, me oleme ju kihlatud. Kuidas muidu? Kindlalt kihlatud. Meremehega kihlatud on sama ja kui 2-kordselt abielus olla. Tiifis, et me jälle oleme koos. Ma olen kogu aeg lakkamatult sinu peale mõelnud. Ma panin oma käskennale seeliku pahupidi selga, nii väga olid mu mõtted sinu juures. Tiifisekene. Vaata, kuidas kuu paistab. Terve laht on hõbedat täis. Jah, nagu Pärsia hõbemünt, mille eest saamuses terve vaadi aprikoosi napsi saab. Tähendki kaovad tema piim ja säras. Tiifis, sa vaata, kuidas miljonid tulukesed mustal merel tantsivad. Seda küll, aga nüüd sa pead mind homseni vabandama. Ma pean kahjuks minema, lahkuma. Lahkuma? Kahjuks jah, tungiv ülesanne, aga ma tulen varsti tagasi. Ma pean ainult korraks üle lahe Xantiasse purjetama. Seda sa ütlesid viimne kord ka, kui tulnud ühti. Ei või olla. Ja tuleb meelde. Vaata, Iiris, ma tahtsin tulla küll, aga siis juhtus, et Babyloonia konsuli juures oli õudne võtmine. Ei, seda ei juhtu enam iialgi. Olen nüüd soliidsemaks muutunud, mis pole ka mingi ime sellise pruudiga. Konsul on ka muide mujale paigutatud ja pealegi tuleb mul üks laadung kaameleid Amfipolise sadamasse toimetada. Neid vajab Pella valitsus. Kaameleid? Miks seal kaameleid vaja on? Makedoonia tahab saada suurriigiks. Selleks on vaja kaameleid. Muidugi neid on seal vaja enne kõike, terve kari kaameleid. Tänapäeval on võimatu ilma kaameliteta läbi saada, sest hästi treenitud kaamelitega võib terve Kreeka maa jalust maha lüüa, kuna kaamelitel on palju pikemad jalad kui hobustel. Sellest saab ju lollem kui loll aru. Aga homme oled sa tagasi? Jaa, juba kell 6 olen kohal. Olen ju mees, kes igatseb oma pruudi järele. Mida ütled sa nüüd, paksuke? Võta mind kaasa, Tiifisekene. Praegu on mere kohal täiskuu. Nüüd siis istun keset punast merd absoluutses tuulevaikuses või tahab kaasa tulla Etna ja Strombuli. Niisugune pruut jääb külge kui pigi. Ja siis järsku meenub mulle õnneks see neetud eesli lugu. Proovin õige seda vahendit. Tuulehiil ja taifuun, kui see ka ei aita. Olen sama hästi kui abielus. Kuule mu paksukene, sa pead mulle ja minu vennale Mastaksele ühe teene osutama. Noh, ja oma meeleheites ma räägin talle kogu loo. Kallis, missuke kuldne süda sul on. Vaene eesliajaja. Ma jutustan teile eesele kohe kogu loo. Tal on hea ja
kaastundlik süda vaeste suhtes. Ja olengi juba sadamakail. Näen veel oma laialgset sõpra komandosillal. Ta vangub ahastusest, et peab minu juurest eemale purjetama. Sa mu kallis tiivsed. Sa sõidad ümmarguse kollase kuu poole ja su laev on kui suur must vari. Aga homme kell 6 oled sa tagasi. Taevas ärav sina, ei tormi karda mina. Taevas ärav sina, ei tormi. Nüüd on siis laev jälle silmist kadunud. See mu kallis tiivisekene. Jälle seisan ma üksinda sadamakail. Ainult tähed on taevas ja lained laksuvad vastu kallast. Jumal, ma ei unustasin. Ma keskjanna, kes täna ülempreestri juurde läheb ja enne oma uues Korintose marmorvannis lesida tahab. Tiivisekene veel täna öösel aitan ma teda eesliajajat, aga homme, kui sa Xantias tuled, saan vast sinu naiseks. Nüüd sa siis alles tuled, Iiris. Ma olen juba valmis, nagu sa näed, oma ilusas Korintose vannis mustast marmorist. Kuidas küll vann meie kohutavas kliimas värskendavalt mõjub. Õudene kuumus. Vala veel 2 pudelit eeslipiima vanni vette. Soo, on hea. Too nüüd mandlikliid ja oajahu ja tee mask valmis. Võta täna peeneks tambitud krokodillisõnnikut, kinavalget, hiiose mulda ja veidi sülge. Loodetavasti ei söönud sa õhtueine juurde sibulat. See neetud traaki ja rikub veel mu näo värvi. Sügisel lähen tagasi Miletusesse. Talv on siin kindlasti kohutavalt küll ja sääski saab olema paksu. Veider, kuidas siin nii palju sääski on. Ometi on kõik kohad konni täis. Iiris, anna mulle rätik, ma tulen vanniste välja. Ja otsi mu Egiptuse juukseehe, see meeldib minu ülempreestrile. Nüüd too mink ja parfüüm ja seni, kui ma end ilusaks teen, räägi Iiris mulle rahvast. Sa ju tead, kuidas ma rahvast armastan. Praegu räägivad kõik seda lugu, mis juhtus eesliaja Antraksiga Käskjanna. Eesliajaga, kui huvitav. Mulle meeldivad eesliajajad. Nad marsivad nii uhkelt oma eeslite kõrval, laulavad, on vaesed, kuid õnnelikud. Vaesed on alati õnnelikud, Iiris. Neil ei ole muresid. Mis selle vaese mehega siis juhtus? Protsess, kuna hambaarst tema eesli varju istus. Ma jutustan selle loo oma ülempreestrikesele. Ta ju nii väga armastab rahvast. Juba täna öösel teen ma seda. Nimelt siis, kui ma talle neid igavaid jumalate figuure kujutama pean. Ülempreester istub minu ees oma pehmel padjal ja talle tulevad kindlasti pisarad silmi, kui ma talle seda lugu flöötide melanhoolse viisi saatel jutustan. Kord tõstan ma üles ühe jala, siis teise. Lahtise akna taga sahistab küpressides tuul ja templitiigis krooksuvad nagu ikka konnad. Väga liigutav lugu Telesia ja see sobib Praxitelese Persefone kuju juurde, mida sa praegu kujutad. Võtame nüüd Mööroninike poosi. Vasem käsi paremal rinnal, vasak jalg taga, kergelt üles tõstetud. Suurepärane, suurepärane. Ainult parem põlv veel sirgemaks ja püüa seista varbaotstel. Nii tabad sa paremini kuju ebamaist hõljuvust. Kas nii on õige? Täpselt õige. Aga nüüd peaksime me oma õppeainet pisut avardama, võttes sisse Afrodite kultuse. Oleks vist kõige parem alustada Feidiase kujuga, kus armastuse jumalanna istub Jupiteri süles ja silitab tema habet. Aga meil ei ole ju Jupiteri. Pole viga. Hädapärast võin ju ma ise Jupiteri asemel olla. Uurijana ei tohi ma millegi ees tagasi kohkuda.
Ja sa aitad eesliaja ja Antraksit, mu kallis ülempreestrikene. Oma tempelkonna alamat ei saa ma ju hädasse jätta. Ta protsessib niisiis hambarst Ruutioni vastu. See Megar hambatohter on mul juba ammu pinnuks silmas, sest juba igivanast ajast on olnud kombeks, et iga aapteralane ravib oma hambavalu Laatona templis. Ohverdab jumalannale 2 kana ja tervis on korras. Aga nüüd teeb see hambarst oma teaduslikku hookuspokust. Tõsi on, et jumalanna alati ei aidanud, aga peab siis kohe nii ratsionaalsete tervistusmeetodidega tegemist tegema. Võiks ju proovida ohverdada 3 kana ja siis aitab jumalanna kindlasti. Mida pakuvad teaduse edusammud? Lihtsa terve usu asemele, mis meile kõigile nii vajalik on. Nad pakuvad kahtlust ja veel enam ahastust. Teaduse edusammud tõukavad meie vaese rahva kuristikku. Nüüd on võimalus ühte eredat näidet häbiposti näilutada. Hambarst peab minu võimu kogu kaalukust tunda saama. Homme tuleb kokku parlamendi istung kultuse küsimustes ja siis räägin ma mõningate kohtunikega, kes Laatona templi asjus on alati väga heatahtlikud olnud. Hambarst on omadega läbi. Aga nüüd asume Afrodite kujude lahkamisele, armas tütreke. Flöödid, mängige kõvemini. Ei, ülempreester Strobulus. Hambarst Ruution ei ole omadega läbi. Isegi kui eesliaja ja Antraks teie lihane poeg oleks. Andke mulle andeks, minu daamid ja härrad, et ma nii omavoliliselt kahtlemata väga auväärse ülempreestri kõne katkestasin. Aga Jaasoni templi peapreestrina olen ma kohustatud Laatona templi preestrile vastu vaidlema. Tänapäeval me ei vaja niivõrd usku konnadesse ja jumalate lugudesse, kuivõrd inimestesse. Kas see näitab usku inimestesse, kui me inimesele eelistame eeslit? Kui inimene, mu armsad, ma kordan, inimene peab lõõmava päikese all seisma ja mitte eesel. Meie ees avaneb kuristik, härra Strobulus. See on kuristik, mille nimi on iga hinna eest konservatism. Alati on see alanud ühe eesli kummardamisega ja lõppenud massimõrvadega. Sümptoomid on tuntud. Selles on asi, ülempreester Strobulus, mille pärast käib see protsess, mille üksikasjadega mind eile öösel proua Kloestruution tutvustas. Kas usk inimesse või eeslisse ja konnadesse? Selles on küsimus. Teil on õigus. Homme on koos parlamendi istung kultuse küsimustes ja ka mina tunnen Aptera kohtunikke. Eks me näe, härra Strobulus. Eks me näe. Ja eks me näinudki kahjuks, ütlen mina linnakohtunik Filippides. Tulemus oli masendav. Ülempreestrid ei peaks end nii naeruväärsete asjade vahele segama, sest ülim asi siin maailmas on ikkagi rahu. Ülempreestrid lähevad kohe printsiibi kallale ja see pole hea, eriti kui asi puutub eeslisse. Selle asemel, et hakata energiliselt võitlema sellise lolluse vastu, kui seda on protsess eesli varju pärast, saatsid nad korda veel suurema lolluse. Tegid sellest protsessist filosoofilise küsimuse ideaalidest ja jumal teab veel millistest pühadustest. 10 kohtu istung Struution Antraksi küsimuses oli seetõttu lihtsalt katastroofiline. Mul oli kohe algul, kui ma istungi avasin ja assessor Miltia selle sõna andsin, selline tunne, et midagi on korrast ära. Kuule vana, mõtlesin ma endamisi, midagi on liimist lahti. Tavaliselt vahivad kohtunikud hajameelset lakke ja pole nende asi, millest räägib assessor. Kõne lõppedes tõstavad nad kõik nõusoleku märgiks käe ja asi on jumala tänatud lahendatud. Sel kombel oleme me siiani Apteras kõik õiglased kohtuotsused teinud. Aga täna, tont võtku. Istuvad kõik 10 kohtunikud tõsiste nägudega paigal kui naelutatud ja ei lähe isegi kantiini praevorstikesi ja kuuke sööma. Tähendab, midagi on korrast ära. Täna saab õigluse küsimuses raskusi olema.
Mida kauem kõne kestab, seda kõhedam mul hakkab. Vahetevahel mõned plaksutavad ja teised kohe vilistavad. Niisugust innukat osavõtmist ei ole mina veel ühelgi kohtuistungil üle elanud. Aitab! Rahu! Palun assessor Miltiasele mitte vahele segada. Austatud ja valitud Aptera linna kohtunikud. Kõigest öeldust järgneb, et Traakia kõikide eeslite varjud, järelikult ka käesolevale protsessile põhjuse andnud eeslivari, sama vähe üksikisikule kuulub kui Aatose mäevari või Aptera linnatorn või õhk, mida me kõik hingame. Ja veel enam, see sinane vari ei või päritud ega müüdud ega kingitud saada ega või üldse kodanike vahelise lepingu objektiks olla. Järelikult tuleb sel ja teistel eeltoodud põhjustel eesliajaja Antraksi kaebus hambaarst Strutioni vastu tagasi lükata. Enne kuulmatu! Elagu Miltias! Palun 10 kohut rahu säilitada. Asume hääletama. Kes on assessor Miltiase ettepaneku poolt, palun kätt tõsta. Nii, 5 kohtunikku on pool. Aga 5 on vastu! Nõuan sõna. Sõna on advokaat Polyfonusel. Kõrgesti austatud Aptera linna 10 kohus. Sinu 5 kohtunikku hääletasid kõige kohutavama ettepaneku poolt, mis siial ühel kohtuistungil on tehtud. Kuidas võib sel kombel sööndada pilgata voorust, süütust, vaesust, lihtsate inimeste arusaamist õiglusest? Kas on iial langetatud otsust, mille eesmärgiks on inimkonda hävitada? Sest on ju selge, kui selles linnas isegi eesli varju ei saa välja üürida, langeb kokku kogu eraomandus, mille juured me sel kommel alt ära lõikame ja me peame uuesti sealt peale hakkama, kus meie esisad alustasid koobastest välja tulles. Asjale lähemale. Kohe. Mis on siis see häbitu põhjus? Miks Miltias julges pilgata õiglust, avalikku arvamust, meie linna kangelaslikku ajalugu, isegi meie kõige kõrgemaid ideaale? Asja juurde. Ma küsin, Miltias, sina ühe meie vana suguvõsa poeg, vasta mulle. Miks külastas sind üleeile öösel kella 11 ja 1 vahel hambaarst Strutioni abikaasa Chloe? Te näete ise, auväärsed isad, et Miltias punastab ja hambaarst oma näo kätega katab. Ajad, kombed. Aga kuidas saab patriits Miltias vooruslik olla, kui isegi Aptera koorekiht, tema vaimu kroon, traditsioonide lipp andub kõlvatutele eluviisidele. Auväärsed kohtunikud, ma räägin peapreester Agatürsusest. Edasi tegin kindlaks, et need 5 kohtunikku, kes Miltiase skandaalse ettepaneku poolt hääletasid, on peapreester Agatürsuse pooldajad ja nad kohtusid omavahel eelmisel esmaspäeval parlamendi kultuse küsimuste istungil. Mul on tunnistajad, kes konnade nimel on valmis pühalikult vanduma, et nad nägid, kuidas peapreester Agatürsus peale istungit koos nende 5 kohtunikuga sulgus erakabinetti. Mis salanõu seal peapreestiga peeti? Kas Agatürsus ja hambaarst Strutioni vahel on mingi side? Jah, on. Ahvatu Aptera vabariik. Sinu mõrvarid seisavad paljastatud mõõkadega sinu selja taga. Aadlikest kõrgem ja preestritest suurim on koos 5 kohtunikuga lepingu sõlminud hambaarst Strutioniga, selle välismaalasega Meegarast. Sellest salanõu võib ainult sinu elu vastu sihitud olla. Asja juurde. Kohe jõuame asja juurde. Ja nimelt Chloe Strution, kes on end paljastanud kui üks meie aja kõige hukatuslikumaid võrgutajaid, kui teine Medea käis 2 päeva eest ööl vastu pühapäevas samuti kella 11 ja 1 vahel
niisiis oma harilikul tunnil Jaasoni templis. Ja kellega ta sealt kohtus peapreester Agatürsus? Aptera rahval on õigus seda teada. Ei, vale, kõik oli vale. Rahu, kohtuteener, hoia hambaarst Strutjoni tagasi. Rahu, advokaat Füsignatus palub sõna. Kõrgesti austatud kohus. Pean ülimaks ülbuseks minu kohtunikud praegusel hetkel siin selles kuulsusrikas kohtukojas õigluse jumalanna kuju ees, keda me kõik teenime. Üldse veel sõnu teha ja mitte tegutseda. Suuga jahvatada, kui peaks tegusid tegema. Kiirustage, austatud kohtunikud, tooge peapreester Agatürsus koos kogu oma preesterkonna ja pühade neitsetega kohale ning paluge teda põlvili maas, et ta selle Polyphonuse poolt rüvetatud hoone taas puhtaks püüdse. Minu kohtunikud, austatud isad, mis on see kohutav asi, mis meid õudusega täidab ja sunnib kogu tsiviliseeritud maailma meie linnale põlgusega selja pöörama? Cloestrution, üks meie linna auväärseid, kombelisi majaemandaid, Üliks Tilboni tütar, kes on abielus hambaarst Strutoniga, Traakia hamba tervishoiu suurima nimega. See sama Cloestrution läks üleeile öösel kella 11 ja 1 vahel Miltjase juurde. See on fakt. Olgu nii. Edasi tegi Polyphonus suures agaruses kindlaks, et see sama naine, kelle meest me nüüd kokku varisenuna oma kohal istumas näeme, ka peapreester Agatürsust samal ööl külastas. Muidugi, külastusaeg oli ebatavaline, aga meie ideaalide pühaduse nimel asjale lähemale. Kas tohib teha sellest neid järeldusi, mis Polyphonus tegi? Ei tohib. Kas tõesti ei ole meie emad, meie naised vabad igasugusest ütlema kahtlusest, kui nad meie peapreestri juurde lähevad, olgu see ka veel hilisemal tunnil? Auväärsed isandad, aptera variseb kokku, kui me sel kombel oma naiste puhtuse ja puutumatuse kahtluse alla paneme. Keda Polyphonus veel kavatseb kahtlustada, kui me talle selleks võimaluse anname? Keda ta veel tänava porisse kavatseb kiskuda? Meid kõiki! Polyphonus tegi kindlaks, et esmaspäeval leidis aset istung kultuse küsimustes. Olgu nii, aga seal ei viibinud mitte ainult Agatürsus, austatud isandad, vaid seal viibis ka Laatona ülempreester Strobylus. On tõestatud, et tema ülejäänud 5 kohtunikuga, kes eesliajaja poolt hääletasid teise kõrvalkabineti eraldus, mis on Laatona ülempreestri tegemist ühe joodiku eesliajajaga, ühe mehega, kes... Ei joo enam! Rahu! Ta jõi ja hakkab jälle jooma. Seda komöödiat üle öö vooruslikuks muutunud eesliajast, mille autoriks on advokaat, me ju ei usu. Keegi ei saa meid takistada küsimast. Kellega läbib Strobylus? Kes käib tema juures keskööl? Keda näevad tema töötoa valgustatud aktal vapustatud kodanikud väga kerges riietuses pantomiime esitamas? Tantsijat Artelesiat Miletoses. Ja mis on sellel megäärilisest agulikabareest meie linnateatrisse palgatud tantsijataril tegemist küüslaugu järel lehkava eesli ajajaga, uurime me edasi. Ja nii lüli järel avastame kogu ilge ahela. Teleesia köögitüdruk on kihlatud kapteniga, kelle kiiversepast vend, muide viimane on segatud tumedatesse afääridesse barbarite suguvõsadega. See kiiversepp austab üht koristajat, kes omakorda on eesliajaja Antraksi päevast päeva nüpeldatava elukaaslase parim sõbrata. Ta ei peksa enam oma naise. Küll ta hakkab jälle peksma. Ei! Isegi see ühe brutaalase vabaks lastu näiline moraalne paremaks saamine ei või takistada meid küsimast Laatona ülempreestrilt. Kas te julgete neid omavahelisi seoseid eitada, härra Strobylus? Mina Filippides aimasin seda ette. See protsess kasvas välja oma raamidest. Toodi lagedale ideaalid. Kaklus oli kohutav.
Eesliajaja peksis hambaarsti, hambaarst assessorit, assessor Polyfoonust, Polyfoonus füsignaatust ja füsignaatus tagus mulle kellaga pähe, sest et ma protsessi senatile üle kandsin. Kohtuteenrid peksid eesliajajat ja 10 kohtunikku peksid kõike ja kõiki, mis rusikate ette jäi ja said ise kõige kes naha peale. Lõpuks vankusid kõik üleni veriselt koju. Mina oma tuppa, kohtunikud linna, eesliajaja Polyfoonusega Jaasoni tänavale ja hambaarst Strution füsignaatusega Villade linnaossa. Olgu neetud see Gerani orjade importühingu direktor. Näete, mis tema tarkuse hamba valu mulle kaela tõi. Pooltest oma patsientidest olen valla. Toone Kurgade tänaval oli üks Byzantsi hambatehnik. Absoluutselt harimatu selges, isegi kreeka keelt ei oska oma putka lahti. Hambaarsti tooli kohal istub tal elav konn. Ja mis ma oma naisest kuulda sain? Seda on rohkem, kui ma suudan taluda. Kella 12 ajal käib ta Jaasoni templis. Pean end lahutada laskma. Olen ju mees põhimõtetega. Kõige parema meelega jätaksin ma selle protsessi sinna paika. Aga härra hambaarst, teie peale vaatab kogu linn, teist räägib kogu Traakia ja teie tahate selle ajaloolisel hetkel kuulsusetult areenilt lahkuda. Oma naise olete te küll kaotanud, mis parata, ja praksis on ka läinud. Aga praegu on asi milleski kõrgemas, härra hambaarst. Praegu on mängus ideaalid, inimlikkus üldse. Veel 40 trahmi minu kulude katteks ja vastaspartei on kindlalt purustatud. Sinu kui töölisklassi esindaja ja proletaarlase püha kohus on võidelda ülekohtu vastu, sest seda pole tehtud mitte ainult sulle, vaid kõigile eesliajajatele üldse. Nii on see lugu, armas Antraks. Pealegi sinu šansid on hiilgavad, veel 4 trahmi ja hambaarst on omadega läbi. Aga härra eestkostja, mul ei ole raha. Eesel istub ju kinni. Mööbel ja voodid on pandis. Ja ka mu tütar, teate ju mu väikest korgot, on Rantje Pamfosele orjaks müüdud. Kui sa just enne eesmärgile jõudmist kavatsed alla anda, just enne, kui su unistused Aptera esimeseks eesliajajaks saada, hakkavad täituma. No eks ma siis katsu, armuline härra. Eks ma katsu. No näe, nii on mõistlik. Raha pean sama homme ja siis muudkui protsessime võiduka lõpuni. No ma keeran nüüd Apollo tänavasse. Ole siis tubli kullamees, pea püsti. Tont võtaks nina valutab. Ja lähebki teine oma Rantje Pamfosi juurde ning mina vean jalgu järele Jaasoni tänava poole. 4 trahmi ta juba sai, 4 tahab veel saada. Minule jääb siis järele ainult 4 trahmi 12. No aga see on ikkagi veel üks eesel. Pean edasi pressima kas või nende 8 trahmi pärast, mis ma juba kaotanud olen. Ega midagi. Tuleb mu oma naine Kroobüle mängu panna. Veini kaupmeest korraks võtab ta hea meelega. Ja ei ole midagi parata. Ära noruta, üht oled nälja ajal veel hullemaid asju läbi teinud. Näe, Leonida seisab kõrtsi ukse ees ja ei teretagi mind enam, kuna ma nüüd ei joo. Aga ma ei tohi ju, kuna ma nüüd vooruslik olen ja rahvast esindan ja olengi jõudnud oma keldrikambri juurde. Märga pesu ukse ees ei ole, sest meil ei ole ju enam pesu. Tere, mu naisuke, tere Kroobule. Hirsipuder on valmis. Küüslauku meil enam ei ole. Nii et küüslauku meil ka enam ei ole. Kühveldan putru alla, nuuskan nukralt. Kullanaine, ajad on rasked. Vanamor seisab koldees nagu alati ja vaatab mulle otsa. Vaata, asi on nii, et ma pean Polyfoonusele veel 4 trahmi andma. Meil ei ole enam mitte midagi. Kühveldan veel vaikides putru ja nuuskan veel kord. Kroobule, midagi ei ole parata. Juba ainuüksi võlgade pärast pean ma selle protsessi võitma. Tütre me müüsime juba ära. No ja, aga mida parata, advokaat tahab ju ka elada. Nemad elavad hästi. Söön edasi, sest nuuskamisel pole enam ka mõtet. Pean tõe välja laduma. Kuule, ma rääkisin veini kaupmeest korraksiga. See on sinu jaoks hea koht. Ta annab mulle 5 trahmi. Sul ei ole seal kuigi raske, sa pead ainult keetma. Korraks on hea südamega, ta ei peksa. See on hea koht.
Kroobile ei ütle ühtegi sõna, vaatab nurka. Sa olid mulle hea naine, tore naine. Hirsipuder oli alati hästi keedetud, pean ütlema, ja samuti küüslauk. Ta langetab ainult pea. No ütle siis midagi. Millal ma võin korraks juurde minna? Kas või kohe, kui soovid. Ja jällegi ei lausuda sõnagi. Hakkab ainult asju kokku pakkima. Võtab pearätiku, mis ema talle pärandas, Artemise pildi, mis rippus voodi kohal ja pühapäeva sandaalid. Seda pilti, kus me temaga pulmapäeval Lahtuna templi ees istume, mille tegi maaler Bellerofonus, ta kaasa ei võta. Hüvasti siis Antraks. Hüvasti Kroobule, sa olid hea naine, suurepärane abikaasa. Ja siis läheb ta keldriaugust üles. Nurgas krabistab rott. Alati, kui Kroobul ära läheb, on rotid kohe platsis. Elu läheb ilusaks. Natuke hirsiputru on veel järel. Kühveldan selle alla ja tunnen, kuidas silmad märjaks lähevad. Pean jälle nuuskama. Isegi ploominapsu ei või ma endale enam lubada. Nüüd on viletsus käes. Täielik viletsus, kulla Antraks. Ja kui ma protsessi võidan, ma ostan teise eesli asemel Kroobule tagasi. Nurgas on juba 2 rotti. Välja siit keldrist, välja! Ja jälle seisan ma oma Jaassoni tänaval, kus ma kogu oma elu olen olnud. Jaassoni tänav jäi midagi muud. Mis tänaval on palju inimesi. Kõik saagivad läbisegi. Turuplats on rahvast täis. Lahtuna plats ja kõik kõrtsid samuti. Räägitakse ja räägitakse. Ja igal pool kuulen ma oma nime. Nad räägivad mind taga, mis vilistavad, kaklevad. Mis siis Abteras õieti lahti on? Selle protsessi tuum on hoopis võõrasti liikluses, turismis. Küsime endilt Abtera turismiühingu sõbrad ja sõbratarid. Küsime, mis on põhjus, et turistid meie linnast eemale hoiavad ja Xantiasse sõidavad, kuigi viimati mainitud linn Traakia loodusrikkuste poolest palju vaesem on kui meie oma. Samuti ei ole seal ei teatrit ega koduloo muuseumi, veel enam. Seal ei ole isegi ühtegi avalikku õppeasutust. Selleks põhjuseks on Lahtuna ülempreestrid konnad, mis igal pool hüppavad ja kargavad turuplatsil, pargis, isegi foorumil ning oma vastiku välimusega külalisi eemale peletavad. Ja samavõrd on selleks põhjuseks meie eesli ajajate häbematus, kes isegi eesli pargis ei häbene raha nõuda. Meie ühingu sõbrad ja sõbratarid. Meid kõik ähvardava ohu kõrvaldamiseks on ainult üks tee. Abteriidid ja abteriiditarid. See protsess on meie silmad lõplikult avanud selles suhtes, mis õieti selle protsessi puhul mängus on. Ja nimelt inimlikkus, hambaarsti metsikust oleme hamba tõmbamise juures kõik kogenud. Loomakaitse seltsi esimehena protesteerin tema julma käitumise vastu eesli suhtes. Mida tegi see ebainimlik olend ühe nõrga abitu loomaga? Ta mitte ainult ei istunud selle vaese süütu eesli varju sisse, vaid mu keel tõrgub välja ütlemas seda tõde. Ja ta koguni sõitis tema seljas. Tema kõrval, nagu seda teeks iga loomasõber. Ei! Meid ei ole võimalik petta. Savientist aeg on möödas ja Marmor jätkab oma võidukäikuga Traakias. Hoob, hambars, Strutjoni pihta, tabaks hügieeni otse lagi taha. Ja ühtlasi oleks Hoob aristokraatial ja Ateena finantsoligarhial ei õnnestu oma sinise uduga töörahva silmi pimestada. Proletariaadi higised usikad löövad uuesti sisse need hambad, mis hambaarst on ära parandanud. On päev selge, kelle selga see Kreeka salongi demokraat eesli seljas istus. Üks ometi paistab Abterast linsaava, mis tänapäeva tsivilisatsiooni kõrgusel seisab. Abtera kas peab Kreekamaa arenguga sammu või vajub koos Traakiaga mineviku öösse, ümbritsetud oma soodes, konnade krooksumises
ja eesli ajajate küüslagu haisust. Heidame eneses barbaarsuse viimsed jäänused. Astume üle ebausu nõmeduse, kuni iga eesliajaja vabalt otse seaduse silma nina all karistamatult võib tsivilisatsiooni teotada. Seni ei ole see muidugi võimalik. Abterased, aeg kihutab meid taga. Me elame üle maailma ajaloo kõige otsustavamaid hetki. Ateena ja Sparta vahelised lahkarvamused vaimu ja mateeria, vabaduse ja orjuse küsimustes on jõudnud oma kulminatsiooni. Ühendame oma jõud, kaitskem vabadus koos parteiga, mille loomiseks ma siinkohal ettepaneku teen. Partei, mis koonduks hambaarst Strutjoni ümber, nimelt Harju partei. Siin pilgatakse meie soid, meie konni, meie küüslauku ja mõeldakse selle all rahvast. Siin üristatakse mõistust ja tsivilisatsiooni ja mõeldakse tegelikult moraali lagedat eluviisi. Reekamaa on muidugi suur, aga Traaki on suurem, sest kodumaa on alati kõige suurem. Koondugem, traakilased, Eesti parteisse ja võtkem sellest loost õpetust. Maha Traakia vaenlased, sest need on ka Abtera vaenlased. Maha Kreeka sõbralikud liberaalid. Elagu Kreeme! Pamfagus kirjuta. Suure osavõtuga jälgime teie partei julget võitlust. Jäägitult jagades teie seisukohta, et rahu on ülim voorus, kuid teie vastaspartei röövelike plaanide juures peab olema valmis kõige halvemaks. Seepärast pakub Tükididese relvade aktsiaselts Korintoses teile oma abistavat kätt võitluses kõrgemate ideaalide ja rahu eest ja teeb ettepaneku omandada allpool toodud ekstrahindade eest parima kvaliteediga prima mõõku, mis on eriti sobivad kasutamiseks kodusõjas ja tänavavõitluses. Samuti juhime teie tähelepanu oma rahumärgiga varustatud viskeodadele, millede suhtes Sitsiilia mõlemad võitlevad parteid eriti kiitvaid hinnanguid andsid. Samuti on suurel arvul saadaval metseeslinahaga üle löödud Liibanoni seedripuust kilpe. Teie kõrgelt hinnatud vastust ootama jäädes, teie Tükidides Korintose relvade aktsiaselts. Nii, valmista 2 eksemplari ja saada kummalegi Abtera parteile välja üks neist. Kord aprillis ühel õhtul, mis tähitu ja sume näis, ja kuigi midagi ei juhtunud, neil äkki oli kõigest hiisu täis. Veel tundsid mere sooja hingust ja lainte pehmet kohinat. Kui äkki keegi nagu lingust neid vette rüppe lohistada. Seisan jälle oma kapteni sillal, napskeres, tähed juustes, kuu õlgadel, riideid, vetikaid ja õli täis ning lainte kohin ümber ringi. Hei tüürimees, hei loots, maa! Elevandiluust sein läheneb pimeduses, maa paistab teie kelmid, mingisugune rand, mingisugune linn silutab ahnelt välja oma rasvased käed meie suudlusi, meie busse oodates. No saame näha, mis laadi äri meid siin ootab. Kapten Tiifüüs! Kes seal hüüab? Kes sealt tuleb pardale? Keegi, kes ei taha nimetada oma nime. Oo, tere tulemast, minu härra. Mulle meeldib, kui keegi ei taha nimetada oma nime, sest see tõotab kasulikku äri. Mis sa tahad? Tulekahju. Sõber, kapten Tiifus on valmis kõigeks. Hea hinna eest saab tema käest kõike. Naisi, napsi, mõrvu ja tulekahjusid. Kuidas selle linna nimi on? Abtera. Yes, linna nimi on Abtera. Sa kuuled, naps mu kõhus. Linna nimi on Abtera. See on ju minu venna linn. Tuleb välja, et me kahekesi, mina ja mu naps oleme siin selle hõbedase sügaviku kohal ringratast tiirutanud. Ja kuhu sa seda tulekahju siis tahad?
Laatona templisse. Konnade templisse? Ai, siis läheb neid loomakasi seal tuhandete kaupa kärssama. Vaata, minu napsukene tuleb välja, et virutame taevale ühe häbematu tulelondi vastu habet. Milleks minu hästi riietatud sõber? Et oleks võimalik edasi minna, mu sõber tuleb si vana rämps ükskord jalust koristada. Küsimuses on vabadus. Kuuled, napsukene, küsimuses on vabadus. Vabaduse nimel on väga mõnus maju põlema panna. Nii et meid kahekesi, mind ja minu napsi, kasutatakse kõrgete eesmärkide taotlemisel. Nii on see alati olnud. Igas sadamas, igal rannal, igal mannermaal, igasuguse päikese all. Nemad teevad seda ideaalide, mina napsu, naiste ja kulla pärast, aga ideaalid pole veel iial ilma minuta hakkama saanud. Ka kõige kõrgemad voorused on minu bussi vajanud. Meid hinnatakse kõrgelt, mu napsukene kõrgelt. Kui palju? 500 drahmi. Ära siia. Ja mis sul seal nahktaskas on, mu sõber, näita välja. Ma lõikan selle parem maha, nii läheb õlpsamini. Vaata, aga vaata. Pärlid. See on kogu minu varandus, kapten. Ma olen seda alati kaasas kandnud, et see kaduma ei läheks. Suur varandus, suur, omavahel öeldes nii 20 000 drahmi. Seda sa tegid väga targasti, et sa selle kaasa võtsid. Nii saan mina selle omale. No milleks sulle pärlid, kui sul on ideaalid? Kapten! No mis on? Haarad mõõga järele. Mees ideaalidega võitleb alati kehvemalt kui mees ilma ideaalideta. Näed seda nuga siin? See läheb mul väga kergesti käest lahti. Mees, sa ju ise tulid minu juurde ja sa said, mis sa tahtsid. Kapten Tiifuse verised käed teevad sinu mõtte teoks. Tule minu laeva ja veel täna öösel sa näed oma templid leegitsemas, nagu mina pole viinas. Tule laeva, narrikene, mehe, töörimees. Tõmmake meid üles, teie all on pärlid. Tubli, mu kussijad, mu koerad. Kakelge, hammustage teile teist surnuks nagu šaakalid. Sealt tulevad Abterast veel 2 meest. Kenasti noobilt riides, puhaste kätega, üks vana, teine noor. Mis te tahate? Otsime kapten Tiifust. Ta seisab su ees. Aga oota, pistu, ma pean enne ühe pudeli napsu alla kallama, sest kui ma kaineks hakkan jääma, no näen topelt. Sa tuled Abtera linnast, jah? Oled kohalik? Seda küll. Ja pooldad ideaale, kas pole nii midagi vaimset, kõrget? Olen oma isamaa poolt. Ka väga ilus ideaal, terve ideaal, sellega saab väga head äri teha. No mis sa soovid? Kas mõnda soliidset mõrva või? Ei, kapten, tulekahju. Nii et tuld, väga palju nõutav kaup. Jaasoni tempel, kas pole nii, mu sõber? Sa arvasid õigesti. Kui palju? 600 drahmi. 600 drahmi. Kuuled, mu napsuke, meie hind tõuseb, meid on üha rohkem vaja. Ja kes see mees seal on? Minu poeg, kapten, ta õpib ülikoolis. Ja mida see pojake sul siis studeerib? Ta on ju veel verinoor. Õigusteadust. Ole tubli, hoolitsev isa. Sa tegid väga targasti, et seda kaasa võtsid. Poeg peab teadma, mis teeb vasak käsi, kui ta paremaga õigusteadust studeerib. Poja jätad ma enda juurde laeva. Ta on mu ainuke poeg. Seda suurema suli ma temast teen. Sina teenid isamat tulega ja poja annad arvele peale kauba. Käi minema, mul on suur tahtmine sulle nuga keresse torgata, aga mu naps teeb mind leebeks. See on Efesose põletatud viin. Ohverda Dianale, tema päästis su elu. Sa saad näha oma templid leegitsemas kui vana pergamenti, kuna mina laeval tantsin, käsi plaksutan, kõripaati. Mehed, töörimees, loots, aegage üles, mu haigalakesed, kes te mu käske täidate. Ujume randa, nuga hammaste vahel, alasti sisse õlitatud. Kui valgutan silmi, teete koriteo, koltsutan kulmu, süütate kahju tule. Ujuge randa ja pange need valede templid lõõvama, kui olego, las käia! Tuli, härra tuletari kapten Püürops. Tuli, Laatona tempel põleb. Laatona tempel, see vana pehkinud puuehitus. Anna mulle kiiver, vormikuub ja jalakaitsed, puu nagu jaksad edasi. Härra Püürops! Jaasoni tempel põleb. Jaasoni tempel põleb. See ka veel. Puuge, poisid, see on ju terve tulemeri. Leegid on nii suured, et öö on valge kui päev. No see on maailma lõpp. Puuge. Vältpeeblid, Polüfemos ja Perseus minu juurde. Härra kapten,
Polüfemus kihutab poole meeskonnaga Jaasoni templisse ja Perseus ülejäänud poolega Laatunasse. Mina olen ju varjupartei liige, härra kapten. Te ei või nõuda, et ma vastu oma sügavaid veendumusi hakkan päästma templit, mille hävingut ma tervitan. Ja mina olen eesel. Minu ideaalid ei luba mul Jaasoni templi päästa. Ja no minge siis, kurat, et võtku selle templi juurde, mida te päästa tahate. Aga kiirustage. Ilm on tuuline ja kui ei kiirusta, põleb kogu linn maha. Kogu linn põleb! Tegutsege, ma käsin, linn põleb juba igast küljest. Aga meie ideaalid, härra, te peate sellest aru saama. Ma pean täpselt kinni varjupartei juhtnöörist. Ei mingit abi eeslitele, kogu jõud varjudele. Minu veendumused, härra kapten. Fanatilisele eeslina ei saa ma tõesti mingit erandit teha, eriti kuna asi puudutab pühadustest pühimat. Aptera põleb! Põleb minu rõõmus tuleriit ja Tiffis tantsib komando sillal leekide kuvast. Seal lõõmavad sinu konnad, ärid, sinu jumalad ja sinu rumalus. Hirmust kahvatatena hüppavad sinu kodanikud särgiväel voodist välja, karjuvad, vannuvad ja nutavad. Nüüd on nad unustanud oma ideaalid ja oma protsessi. Kuu on üsna roheline läbi sinu lõõma, Abdera, ja suits tõuseb sirgelt taeva poole. Pardale minu hundid, minu ilvesed, minu kassid ja lebased, kõik pardale! Keda ma kohtan sadamakail? See on ju Iiris, minu Aptera pruut. Miks sa mind hüüad, mu sööstunud lesk? Merre vajub sinu Tiifus, vajub koos tünnidega täis veini ja õli, koos pärlite ja naiste ja kohutava napsi kvantumiga ning meeletult purjus peaga. Tema laev forjetab ookeani lõpmatusse igaveste tähtede alla. Mina olin see tuline hingus, mis teie kuulsuse tuhaks tegi. Mina olen õiguse mõistmine, mis üle selle linna tuli ja ka edaspidi tuleb. Mina olen teie tegude põrgu, mille te ise esile panasite, millest te unistasite ja korraks selle neetud laeva, siis paiskab laine taeva. Seal viimses säras uneleb ja vastu kaljud puruneb. Taevas ärav sina, ei tormi karda mina, las tuule hiilid taevas saab, kui mere sina meile jääb. Ahai! No ja nii see kõik tuli. Aptera põles maani maha. Seisame varemete vahel kui kodukäijad. Ja päike paistab otse lagi pähe, kõrvetab aina hullemini. Ainult mustad müürid. Ja tühjad aknaaugud. Ja vingu on ikka veel kõik kohad täis. Minu Korintuse vann läks pooleks kui pähkel. Ei olnudki marmorist. Kõik on pettus. Kõik minu pühad konnad on kõrbenud. Minu tempel põleb siiamaani. Puhas seedripuu. Maja põles mul maha. Praksis on läinud. Naisest rääkimata. Mul ei ole enam keldritki. Vaadake, kes sealt tuleb. Otse üle turuplatsi. Vaadake ometi. Eesel, Antraksi eesel. Ta pääses põlevast tallist välja. Eesel on kõiges süüdi. Tema see mõrtsukas oli. Raamakas. Suli. Süütseja. Võtke ta kinni. Võtke kinni. Võtke ta kinni. Lööge ta maha. Visake ta kilidega surnu. Kiskuge ta lõhki. Ei, see on minu eesel. Mina tahan oma eeslit kätte saada. Lubage, mu daamid ja härrad. Lubage paar sõna enne, kui minu tagaajajate kivid mind tabavad. Nende noad minu ihusse tungivad ja nende koerad mind lõhki isuvad. Lubage, et mina, Antraksi eesel, kes ma karvad hirmust püsti läbi põleva Aptera linnaga loppisin sisse piiratult ja üleni haavades. Lubage mul, kuigi see on muidugi üpris ebaharilik üht eeslit rääkimas kuulda. Lubage mul teilt midagi küsida. Sest kuna ma ikkagi teatud määral selle loo peategelane olen, siis ärge pange mulle pahaks ja vastake ausalt ja puhta südametunnistusega, nii nagu mina siin praegu teie vendade käe läbi armetult hukkun. Vastake, kas selles loos olin eesel tõesti mina?